ja päris hirmsad näevad välja, vaata sealt juba hakkab pihta see hirm, et oi, võiks vaktsiini saada. Ja ühed nagu ootavad vaktsiini, aga teised mitte. Ja siin sotsiaalmeedias, vaata, ma olen üsna niimoodi kursis nende kinniste gruppidega, kuna meie ametlik meedia on kõik ära ostetud praeguse valitsuse poolt, kus enamus on kriminaalid, siis ja valitsemine käib natukene naljakal moel, mitte nagu eriti intelligentsel moel, siis paraku on niimoodi, et on hästi paljud õiglased reporterid ja sellise õige info edastajad on kolinud Facebooki ja erinevatesse kinnistesse gruppidesse ja mul on üsna palju seda informatsiooni ja siin vahepeal siis ministrid proovisid näidata, et ka nemad käivad vaktsineerimas ja kuidas nad siis seda tegid, et kui sa suurendasid seda videod, siis sa nägid, et nad neid ei vaktsineeritud, vaid süst pandi vastu nahka ja siis pühiti ruttu natukene valtiga ja siis ja siis vahepeal oli, et kõik peavad pildid panema internetti, et olen vaktsineeritud. Et selliseid kampaaniaid tehakse, aga väga vähe räägitakse vaktsiinist ja tüsistustest, väga vähe, et meedia nagu ei kajasta, et huvitav oli muuseas see fakt, et selle koroonahulluse peidus või varjus alustati väga paljude projektidega, millele tegelikult rahvas vastu on. Siin Kuas näiteks oli selleks metsaraie ja raudtee rajamine läbi looduskaitseala ja söekaevanduse alustamine. Ehk siis, kui rahval on hirm ja nad tegelevad millegi muuga, et siis selle varjus tehti väga palju igasuguseid poliitilisi huligaansusi. Aga kas ma saan aru, et vaktsiinid iseenesest on nagu täiesti nagu, ütleme nii, et laialt saadavad siis või? Ei. Et valitsus seda nii-öelda propageerib? Nemad propageerivad ja kutsuvad vaktsineerima. Et kuidas see praegu konkreetselt on korraldatud, sellele ma ei oska hetkel vastata, aga propaganda käib, et tule vaktsineerima. Ehkki tegelikult vaktsiine kättesaadaval ei ole. Niimoodi ei ole, et sa lähed poodi ja apteeki või et sa lähed arsti juurde ja saad kohe vaktsineeritud, ei, niimoodi mitte. Ja nähtavasti siin on ka see, et mis maalt seda vaktsiini võtta ja kuidas see asi on, et praegu siis lepime lehmauriini ja sonnikuga. Kuidas sa ütleksid, tundes seda riiki ja valitsust ja kogu seda kultuuri, et kui meie vaatame siin täna India numbreid, nakatumisnäitajaid ja surmasid ja testimisi ja nii edasi, kui usaldusväärsed need numbrid ikkagi on? Ei ole usaldusväärsed. Sellepärast, et väga paljudes, siin on ju väga paljud alad, mis on nii-öelda rural, nagu maha jäänud alad, kus ei ole, kultuuriliselt ei ole ju näiteks WC-d ei ole majas. Käiakse põllu peal pissil ja kakal või meres. Ja siis sealt ei jõuagi ju inimesed arsti juurde, kus nad siis jõuavad ja kus need numbrid siis saavad sinna kirja. Et siis seal surevad nad rahulikult ära, kui on ette nähtud ja kui saatus ette ei näe, siis jäävad elama ja nii nagu karma ette näed. Et mina neid numbreid ei usaldaks. Samas ei usaldama ka seda, neid numbreid, mis seal on, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et nii-öelda koroona põhjuseks pannakse koroona, aga tegelikult inimene on nagu nii pool surnud juba, tal on maks läbi, kops läbi, 101 asja ja vähk peal kauba. Et see, et ta võib-olla grippi jäi, see on lihtsalt kiirendas seda protsessi. Aga jah, nii et... See, et India on ikkagi, ütleme nii, et võrdlemisi hästi selle pandeemia üle elanud, mis selle põhjus on? Kas seda saab kuidagi ühe lausega kokku võtta? Võib-olla see, et nad on harjunud, India inimesed on harjunud väga erinevate elutingimustega ja raskustega toime tulema. Võib-olla see. Aga majanduslangus on väga tugev. Et majanduses on India saanud tugeva löögi? Väga tugeva, sellepärast, et väga suur osa majandusest on ju, seisab püsti ikkagi turismi peal. Ja eriti teatud turismipiirkonnad, Pondicherry, Goa,
et turismi poole pealt on ikka väga palju kannatanud. Õnneks kohalikud tarbivad kohalikke asju, need, kes tegelevad kohalikega ja näiteks müüvad turul juurikaid, nende äri läheb hästi. Aga mida see tähendab, see majanduse surve, et mida see, ütleme, India keskklassil, ma kujutan ette, et see võib-olla alamklassi nii palju ei puuduta või ikkagi, aga mida see nagu tänavatel tähendab, kui palju see tänavapilt on muutunud? Ostetakse lihtsalt vähem, nendele väga meeldib osta ja neile väga meeldib shoppata. Indias on, kui vaadata India tänaval kogu seda kirjut massi, kui vaadata turul, mida kõike müüakse ja eriti naised on suured shoppajad ja igaks festivaliks tuleb osta uued riided ja uued sarid endale ja lastele uued riided ja mehele uued riided ja siis tuleb kulda osta palju. Kõike seda ostetakse palju vähem nüüd ja palju odavamalt. No. Et selline shoppamine on vähem. Lugesin kuskilt, et kui praegu on nagu kõik üsna hästi Indias, siis kardetakse, et võib-olla kui üldse mingi uus laine tuleb, siis see võib tulla seal juunis kuni september, kuna teil on seal mingisugune hooaeg. Mis selle taga võib olla, et mis neid nakatumisnumbreid siis võib tõsta? Sama, mis on Eestis kaamose aeg, ehk siis ütleme siis septembrist kuni märtsini. Ehk siis on vihmane ilm ja arvatakse, et alati monsooni ajal, ehk siis monsoon vihmad hakkavad sellel ajal ja arvatakse, et sellel ajal siis haigused levivad rohkem. Ütlen ma olin eelmine aasta ju ka siin monsooni ajal ja ütlen, et ei levinud nad mitte sugugi rohkem ja monsoon oli tavapäratult kuiv, ei olnud nii vihmane nagu tavaliselt. Et ilmastik on tohutult muutunud ja kliima on tohutult muutunud, võib-olla sellepärast ei levi haigused, aga põhimõte on siis seesama, et kui meil arvatakse, et see sügisest kevadeni aeg on haiguste aeg, siis siin arvatakse, et juunist siis septembri, oktoobrini on haiguste aeg, sellepärast et ilmastikuolud on sellised tuult ja vihma natukene juures. Kas inimesed on selle tõttu natuke ärevamad ka? Ees seisva? Ei ole. Inimesed on rõõmsad, jumal tänatud, et tuleb vihma, et oleme seda kaua oodanud ja ootame äratavasti veel kaua räägusest hetkest võttes, aga peab ütlema seda, et talv on olnud selline, et